Tere päevast! Minu nimi on Kadri Ugur ja tänase tunni teema võiks olla meediamaailm ja mõnda, mis sealt sees leida on. Ma natukese aja pärast seletan ka, kus see pealkiri on pärit, aga kõigepealt palus teie õpetaja Diana mul natukene rääkida sellest, kes ma ise olen ja mida ma oma elus teinud olen. Minu nime järele võib kirjutada 3 tähte, P, H ja D. See tähendab, et ma olen oma elus välja teeninud filosoofia doktorikraadi. See on üks kõrghariduse osadest. Kõrgharidus algab meil Eestis siis bakalaureuse kraadi omandamisest, mis kestab tavaliselt 3 aastat. Sellele järgneb magistrikraad, mis tavaliselt kestab 2 aastat, aga siin on ka erandeid. Ja doktorikraadiga saavad kõige vapramad hakkama 4 aastaga, mõnel läheb natuke rohkem, mõni teeb 10 ja mõni teeb 20 aastat oma doktorikraadi. Aga need on siis Eestis kõrghariduse astmed. Minul on doktorikraad ajakirjanduse alal. See tähendab, et doktorikraad on tegelikult ka eelduseks, et inimene saaks ülikoolis töötada ja ülikoolis olengi ma hea tüki aega töötanud, õpetanud ajakirjanikke, kommunikatsioonijuhte, õpetajaid ja tegelikult veel lugematuid paljusid teisi erialasid. Ja selle kõige aluseks ülikoolis on alati see, et ülikoolis õpetabki teadus. Et need inimesed, kes ülikoolis töötavad, üldiselt teevad korraga 2 asja. Nad uurivad maailma või mingit nähtust või mingit osa sellest, saavad mingeid uusi teadmisi ja siis nende uute teadmistega astuvad oma tudengite ette, nii et ülikoolist peaks olema alati võimalik saada kõige värskemat haridust. Nüüd need tähistused võivad erinevatel erialadel olla ka natuke teistsugused, aga põhimõtteliselt sellist 3-astmelist kõrghariduse struktuuri me Eestis ikkagi praegu järgime. Kui doktorikraad on käes, siis ei pea õppimist järgi jätma, vaid siis on võimalik veel minna kuhu iganes maailma järel doktorantuuri, nii et tegelikult selline õppimise protsess ei ajakirjanduse alal ega ühelgi teisel alal ei pea üldse ära lõppema. See kestab kogu elu. Nüüd natukene sellest, kust tänase loengu või tunni pealkiri tuleb. Ma näitan teile ühte väga-väga vana väljaande kordustrükki. Selliseid raamatuid on maailmas olemas 700, mitte rohkem. Ja minule kuulub selle raamatu eksemplar number 351. See on ajakiri Maailm ja mõnda, mis seal sees leida on. Tulusaks ja õpetlikuks ajaviiteks maarahvale. 5 annet 70 pildikujuga. See on välja antud Tartus 1849 ja selle väljaande taga on seesama mees, kes on meile kirja pannud ka rahvuseepose. Friedrich Reinhold Kreutzwald andis Võrus välja sellist ajakirja, kus ta eesti keeles, muide mida siis veel eesti keeleks ei nimetatudki, vaid maakeeles kirjutas inimestele väga lihtsatest asjadest maailmas. Näiteks, mis asi on raudtee või kes on kaamel või missugune loom on vaal, mis toimub Londoni linnas, millised tunnelid ja kanalid on Londoni linnas olemas, siis mis on sabaga tähed, kuidas toimib trükikunst, mis asi on planeet ja kuidas planeedid liiguvad ja missugune näeb välja krokodill. Kujutage ette, me oleme umbes aastast 1849 ja meil on olemas piisav hulk inimesi, kes suudavad eestikeelset või siis toona maakeelset teksti lugeda ja kes saavad teada midagi sellist, mida me praegu võiksime nimetada teadusajakirjanduseks või aimeajakirjanduseks või ka välisajakirjanduseks kohati, sellepärast et Kreutzwald käsitleb osaliselt ikkagi ka poliitilisi päevasündmuseid, ehkki seda küll siis väga pika välbaga. Meediamaailm ja mõnda, mis selles leida on siis tänase tunni teema. Meediamaailm on tohutult suur ja ma ei tunne praegusel hetkel mitte ühtegi
mis tahes tasemel teadlast, kes julgeks väga üheselt hakata defineerima, mis asi on meedia tänapäeval. Meedia tähendab vahendajat või vahendamist. Ja kui me mõtleme selle peale, et missugune on meie vahetu elukogemus või missugune näiteks oli selle inimese elukogemus, kes elas siis aastal 1849, ta oli võib-olla liikunud 10-20 kilomeetrit oma sünnipaiga raadiuses ja see oligi tema maailm. Ja nüüd oli tal korraga olemas väljaanne, mis rääkis talle imelikest loomadest, nähtustest, kunstidest, tehnoloogiast, mida ta polnud oma silmaga veel näinud. See tähendab, vahendatud informatsioon on meie maailmapilti mõjutanud juba päris kaua aega. Aga mida ma täna püüan natuke rohkem teha, on see, et ma püüan võtta ühe väikese konkreetse tüki meediast ehk siis vahendatud informatsioonist ja rääkida teile pisut sellest ja see tükk, millest ma tahaks teile rääkida, on ajakirjandus. Kindlasti ei ole meedia ja ajakirjanduse vahele võimalik panna võrdusmärki, aga mis märgid sinna panna tuleks, eks see selgub nüüd meil veel ka lähemate aastate jooksul, kui tehnoloogia edasi areneb ja me näeme, missugused protsessid siis ajakirjanduses hakkavad toimuma. Kõik, mis elab, vahetab omavahel informatsiooni. See tähendab, et me teeme nähtavaid, kuuldavaid, ka lõhnamärke teinekord ja on kusagil mingid olendid või keegi, kas meiesugused või mitte meiesugused, kes võtavad need märgid vastu ja tõlgendavad neid mingil viisil ja teevad selle informatsiooni põhjal mingisuguseid otsuseid. Näiteks, kas on mõtet minna seda rada pidi edasi? No kui sa oled jahikoer näiteks, siis sa saad väga palju lõhnasõnumeid selle kohta, et kas maksab minna edasi. Kas sealt on midagi head oodata? Kui sa oled inimene ja lähed näiteks kontserdile, siis sa ka kuulad kaugelt juba, et mis helid sealt kostavad, missugused inimesed seal liiguvad ja sa teed selle põhjal oma otsuse. Et mis suunas minna, kas minna kontserdile või joosta vastassuunas täiesti. Nüüd kontsert või jahisaak, need on tegelikult erineva kaaluga nähtused. Aga kui me räägime tänapäeva väga keerukast ühiskonnast, siis tegelikult ühest küljest on meil hästi kerge ja lihtne elada oma mulli sees. Ja teisest küljest me peame tegema otsuseid, mis mõjutavad meid ennast ja mõjutavad ka väga paljusid teisi inimesi. No praegusel ajastul ei ole midagi teha, näiteks üks selline otsus on, kas vaktsineerida ennast, kas kanda maski, kas järgida isolatsioonireegleid, kui sa peaksid olema COVID-iga kokku puutunud. Sul peab olema piisavalt informatsiooni ja õiget ja tõest ja kvaliteetset informatsiooni selleks, et sa saaksid teha pädevad otsused, mis oleksid kasulikud sulle endale ja mis oleksid kasulikud ka teistele inimestele. Nüüd, kui me saame informatsiooni keskkonnast, siis jah, et oma vahetute meeltega me saame seda informatsiooni ainult sellest füüsilisest keskkonnast, kus me oleme. Aga tegelikult on olemas siis ka institutsioon või nähtus nimega ajakirjandus, mis vahendab meile informatsiooni ka väga teistsugustest keskkondadest ja teinekord jõuab informatsioonini, mida meie ise ei taipagi nagu otsida või mille olemasolu me isegi ei kujuta ette. Nüüd selles infovahetuses peab alati olema midagi tuttavat, ehk siis me tunneme ära, millest jutt käib ja me oskame nagu aru saada ka sellest, mis seal uut on. Maailm läheb järjest keerulisemaks, nii et näiteks majandusajakirjanduse alaseid tekste lugedes mina küll iga kord väga kahtlen, et kas ma üldse aru saan ühestki sõnast, mis seal kirjas on. Kui võõrast on liiga palju, kui see valdkond on minu jaoks liiga võõras, siis ma ei suuda seda informatsiooni töödelda. Kui aga näiteks räägitakse haridusest või hariduskorraldusest, millest ma hullu palju tean, et siis mulle jällegi tundub, et seal ei ole piisavalt uut. Nii et see balanss tuttava ja uue vahel on uudiste puhul alati hästi oluline. Nüüd, kui me räägime sellest, mida tegelikult Kreutzwald ja teised temasugused tegid meie jaoks või meie riigi või meie riikluse jaoks, siis võib öelda, et ega demokraatlik ühiskond ilma ajakirjanduseta hästi mõeldav ei ole. See tähendab, et kui me tahame mingisuguseidki selliseid isikuvabadusi
kui me tahame teha oma otsused oma elus, siis me peame võtma ka selle vastutuse, et me suudame võtta vastu informatsiooni, mis on vajalik nende otsuste tegemiseks. Et me ei lase ennast manipuleerida, et me suudame leida sellise, kas või näiteks poliitilise erakonna, mis meile endale kõige rohkem korda läheb. Et me saame aru ka, et kus on faktid ja kus on demagoogia. Need asjad on tohutult olulised. Sest kui seda harjumust ja võimet ei ole, siis tegelikult on iga inimene üsnagi kergesti manipuleeritav. Ja ma ütlen väga julge väitena välja selle, et professionaalne ajakirjandus on praegusel hetkel ikka veel üks päris kenasti ja usaldusväärselt töötav institutsioon, kuivõrd siin on taga hea mitusada aastat info töötlemise ja esitamise kogemusi. Siin on muidugi oma tagad ka mängus ja nende agade juurde ma kohe tulen ka. Aga et me võime siis öelda tõesti täiesti julgelt, et informatsiooni hankimise ja vastuvõtmise harjumus, mille siis tekitas omal ajal Kreutzwald oma ajakirjaga ja Jansen oma lehtedega ja Oldekopid ja teisedki, kes seal veel siis Eesti just hälli ajakirjandust vedasid. Nad tekitasid eeldused selleks, et võiksime kunagi olla niisugune riik, mis julgeb kanda nime demokraatia. Ühesõnaga, meil on vaja uudiseid. Kus kohast me neid uudiseid saame? Ja kuidas nad tekivad? Võib öelda täiesti selgelt, et iga uudis, mis meieni jõuab mingisuguse meediumi vahendusel, on valikute küsimus. Keegi on teinud valikud. Iga piuks ei ole uudis. See, mis värvi on ühe staarikese aluspesu poes käies, see tegelikult ei oma nagu mitte mingit erilist väärtust meie igapäevaelu korraldusele. Küll aga teeb näiteks uudise vahendaja või looja teatud valikud. Ajakirjanikke on treenitud neid valikuid tegema ja kahtlemata siin mängivad rolli ka sellised isikuomadused ja isiklikud huvid, et näiteks Peep Pahvi ei pane ta mitte kunagi džässkontserdist kirjutama, küll aga on ta alati valmis midagi ütlema spordi kohta. Kas info on värske? Võiks olla esimene küsimus. Kui mingi asi toimus just praegu, siis jah, mõnes mõttes võiks see uus uudis olla kõik see parem asi küll. Aga siin tuleb ka alati kaaluda teisi tunnuseid. Aga jah, üks asi on see, et uudis võiks olla värske, et see ei ole veel kellenigi jõudnud või et see ei ole veel levinud väga. Kas see info on vajalik või kas see uudis on vajalik mingite otsuste tegemiseks? Näiteks, keda valida? Kas minna kontserdile? Kas kanda maski? Kas vaktsineerida? Need on kõik väga tänapäevased näited, aga ma toon need lihtsalt sellepärast, et praegu on nagu hästi selge see, et need otsused teeb iga inimene just nimelt selle informatsiooni põhjalt, mis temani on jõudnud. Või vähemalt peaks see nii olema. Sellepärast ongi väga tähtis, et see informatsioon oleks hästi kvaliteetne. Järgmine selline küsimus, mille siis võiks endale esitada see ajakirjanik, kes uudist hakkab kirjutama, on see, et kas see on mõjukas info? Kas see puudutab suurt hulka inimesi või näiteks ainult ühte perekonda? Näiteks Eesti telekanalid teevad küllalt palju selliseid külajutu saateid, kus teema on võib-olla väga valus küll, aga see puudutab ainult ühte või kahte perekonda. Sellel ei ole suuremat ühiskondlikku kõlapinda. Nii et selles mõttes me võiks öelda, et kas see nüüd on vajalik, eks ole. See ei ole meile vajalik meie otsuste tegemiseks. Me võime sellest ka ilma jääda tegelikult. Nüüd üks järgmine küsimus, mille võiks endale esitada uudist luues, on see, et kui lähedane see on. On asju, mis on meile emotsionaalselt tohutult lähedased. Mõni lemmikartist, mõni poliitik, mõni ettevõtja, kes on meile nagu korda läinud mingis mõttes. Kõik see, mis temaga toimub, teater või bänd või kes iganes. Me ei pruugi nendega olla füüsiliselt lähedased, aga see emotsionaalne lähedus on ka tihtipeale oluline, sest need nähtused või inimesed on meile emotsionaalselt olulised.
kui näiteks teil on vanemaid või vanavanemaid, kes on sündinud ühes Eesti piirkonnas ja elavad praegu teises piirkonnas, siis te võite üsna kindlad olla, et ehkki ta võib-olla on 50 aastat sealt juba oma sünnikohast ära kolinud, aga tema sünnikoha uudised lähevad talle ikka veel korda, see on emotsionaalne lähedus. No hoopis teine lugu on siis jah selle füüsilise lähedusega, et teinekord näiteks teada, et milline kool läheb distantsõppele ja mis toimub meil kaubanduses, et seda on vaja teada lihtsalt kas või selleks, et oma elu korraldada siin kõige lähemas lähiümbruses. Ja nüüd me võime küsida ka seda, et kes on need uudisega seotud isikud? Kui mõjukad nad on, kui tuntud nad on. Ja siin päris kindlasti tuntus loeb, et siis nagu isegi negatiivne kuulsus teinekord on parem kui mitte midagi selleks, et auditooriumi tähelepanu köita. Sest viimane küsimus, mille endale peab esitama alati uudiselooja ongi see, et kas lugeja on üldse nõus seda uudist lahti klikkima? Ja mis põhjustel ta seda teeb? Vaat kõiki neid tunnuseid, värskus, uudsus, võib-olla ka ebatavalisus, mõjukus, vajalikkus otsustuste tegemiseks, emotsionaalne ja ruumiline lähedus. Kõiki neid tunnuseid me võime tegelikult nimetada uudisväärtuse kriteeriumideks. Aga ma tahan teile öelda, et see loetelu ei ole lõplik ja iga sündmuse puhul kõiki neid tunnuseid tegelikult ei ole ei mõistlik ega võimalik arvestada. Nii et uudisväärtuse kriteeriumid ja see, millisest kriteeriumist nüüd ajakirjanik lähtub, see on alati valiku küsimus. Aga kuidagi umbes nii see protsess käib. Nüüd pehmelt öeldes võib öelda, et ajakirjanik on oma töös vaba. Ta teeb oma otsused iseseisvalt ja vastutab nende eest. Kuidas ja mis soustis ta informatsiooni teiste inimesteni vahendab. Aga samas ma võin öelda, et ajakirjandusvabadusega on ka üks paras jama. See tähendab, et kvaliteetse uudise loomine, see nõuab nii hästi aega kui oskusi ja raha ka. On üks selline ütlemine, et tõde ei saa veel püksegi jalga, enne kui vale on juba 3 tiiru ümber maakera teinud. Tõepoolest, kontrollimata info levib tänapäeval superkiiresti. Siin ei ole mitte mingit toimetuslikku protsessi, vahel meil on kõigil sotsiaalmeediakontod ja me võime kas pealtnägijana või osalisena mis tahes sündmustest postitada praktiliselt kuhu iganes. Ja meil ei ole ka tavainimestena tegelikult mingit vastutust kontrollida, et kas meieni jõudnud informatsioon ikka on tõene või ei ole. Ajakirjanikul on see vastutus. See tähendab, et ajakirjanik ei saa igasugust pläma suust välja ajada, kuivõrd tema ja tema väljaanne vastutavad selle eest, et informatsioon oleks korrektne ja kvaliteetne. Kui eksitakse, siis tuleb muidugi vabandada ja eksitakse, sellepärast et see kiirustamise surve on päris suur, et vale ei jõuaks mitte 20 tiiru ümber maakera teha, vaid võib-olla alles 3, enne kui kontrollitud info välja läheb. Nüüd, kus kohast see raha tuleb? Me ei saa midagi teha, aeg on raha ja kvaliteetne töö igal juhul maksab raha. Kui me saame näiteks mingisuguseid meediasõnumeid tasuta, siis on täiesti põhjust arvata, et meie ise oleme kaup, mida samal ajal müüakse. Me ei taha saada ju kvaliteetseid, või tahame, aga me ei saa kvaliteetseid kingi ja riietust ja toitu ilma rahata ja tegelikult see tähendab ka seda, et kvaliteetset uudist on väga raske saada päris tasuta. Nii et ma soovitan teil olla alati ettevaatlikud tasuta allikate suhtes ja väljaannete suhtes. Nüüd veendumusmeedia, siis sellised ajakirjanduslikud või poolajakirjanduslikud väljaanded, mis levitavad ühte või teist selget maailmavaadet, need on tavaliselt tasuta sellepärast, et neid rahastatakse propagandakuludest või siis selliste innukate toetajate raha eest. See tähendab, et tegelikult mitte kunagi sellistes väljaannetes see ajakirjanik ei ole päris vaba. Ta on seal tööl selleks, et vahendada teatud meelsust, teatud sõnumit. Ütleme nüüd, kuidas siis üldse saab olla vaba ajakirjandust olemas? Väga pikka aega tagas selle
selle vabaduse, et toimetus ja ajakirjanik on oma otsustustes vabad, tagas see, et ajakirjandust hoidis üleval reklaam. See tähendab, see on nagu selline käsi peseb kätt süsteem. Lugeja tahab uudiseid, ajakirjandus on valmis ja oskab neid vahendada. Lugeja on valmis maksma natukene selle eest, et saada need uudised kätte, aga seal taga on terve tööstus ja terve majandus, kes kõik tahavad tegelikult iseenda teenuseid ja tooteid tutvustada ja kõigile on kasu sellest, et on olemas, näete, üks ajaleht või üks telesaade, mille vahele või sisulugude vahele saab natukene ruumi müüa. Ja kui neid selle ruumi ostjaid või reklaami ostjaid on hästi palju, siis see tegelikult annab näiteks ajakirjanduslikule väljaandele majandusliku vabaduse. Ehk siis sisu ja sissetulek on omavahel kaudses seoses, mitte otseses seoses. Ma saan võtta oma ajalehte sellist reklaami ja siis nagu konkurendi reklaami veel ja ma ei anna eksklusiivselt võimalust näiteks ainult ühele ettevõttele. Ma saan igalt poolt mingisuguse tulu ja see tulu tagab mulle selle, et ma saan olla poliitiliselt ja ajakirjanduslikult sõltumatu. No paraku on nüüd lugu alljärgnev, et see reklaamil põhinev ajakirjandusmudel enam ei tööta sellest peale, kui tuli online ajakirjandus. Ja mingil hetkel oli nagu väga loomulik saada uudiseid tasuta. Ja kui sa näiteks noorte inimeste käest küsid, et kus sa oma uudised saad või oma info, siis vastatakse tavaliselt, et Google, Facebook, YouTube, TikTok. Täiesti õige. Sealt saab tasuta. Ma tuletan teile meelde, kui miski asi on tasuta, siis oled sina sel ajal kaup. Ei Google, ei Facebook ega YouTube ei tooda ise mitte ühtegi sõnumit. Ei meelelahutuslikku ega uudislikku, vaid nad on ainult vahendusplatvormid. See tähendab, keegi teine kusagil on teinud tööd selleks, et luua sisu, mis sinule meeldib. Nii, kui sa nüüd mõtled, sina ei maksa selle sisu tarbimise eest. Sa saad selle tasuta. Aga kes saab raha ja kellelt? Tõsi on see, et reklaami andja ei ole huvitatud oma reklaami panemisest sellisesse väljaandesse, mida mitte keegi ei loe ega vaata. Aga ta annab hea meelega oma raha ja ostab hea meelega reklaami nendest kanalitest, mida vaadatakse ja loetakse. Ehk siis Facebook, Google, YouTube. Ka Eesti tootjad teevad seda, mis tähendab seda, et Eesti reklaamiraha läheb ka tegelikult väga suures ulatuses välismaale. Siin on nüüd suured käärid toimumise, suured protsessid, mida võite jälgida lähemate aastate jooksul. Mina ka ei tea, kuidas Euroopa Liit ja suured kontsernid oma suhted saavad taastatud. Aga see paneb praegu kogu ajakirjanduse päris paraja pinge alla. Ma lihtsalt tahtsin, et te seda mõnevõrra nagu tajuksite. Nii, aga lähme natukene edasi, et ei taha ju uudiseid. Seal uudistes on ju kogu aeg midagi halba, mingi jama. Ja selge on see, et ühel hetkel inimesed väsivad ka halbadest uudistest lihtsalt ära. Ja selle asemel tahaks hoopis midagi muud. Nüüd, huvitav on see, et ajakirjandus on hea 400-500 aastat saanud areneda ja selle aja jooksul on välja kujunenud sellised parajad teineteist balansseerivad süsteemid. Jah, loomulikult sellised elulisi otsustusi mõjutavad uudised on esmatähtis, need peavad olema, ilma selleta ajakirjandus väga hästi ei tööta. Aga ajakirjandus on ka meelelahutusliku funktsiooniga. Nalju, ristsõnu, kõmu uudiseid, põnevaid sündmusi, mis ei ole nagu otseselt tähtsad elu korraldamiseks, aga mis siiski tõmbavad tähelepanu, neid on ajakirjanduses alati olnud. Lisaks sellele on ajakirjandus väga paljudes kontekstides nagu platvorm, mille peal on võimalik arutada. See tähendab, erinevad seisukohad, erinevad arvamused võivad seal saada kajastatud. Ja see tähendab ka seda, et mingil määral ajakirjandus
võib siis kujundada sellist avalikku arvamust. Mõnes mõttes on loogiline, et üks väljaanne kirjutab ühte, teine väljaanne kirjutab teist. No see on selles mõttes loogiline, et lõppude lõpuks kujuneb siis kokku sündmustest ka mingisugune tervikpilt ja ma saan kätte need faktid, mille põhjal ma saan otsustada, et kuidas ma oma elu pean elama. Aga ajakirjanduse kohta öeldakse veel seda ka, et tegemist on nii-öelda neljanda võimuga või siis demokraatia valvekoeraga. Mida see tähendab? See tähendab seda, et ajakirjandus, mis on majanduslikult ja poliitiliselt sõltumatu, saab teha silmad väga lahti ka selles suhtes, missugune on siis see meie võimu teostamine. No vaene väike minister Mailis Reps raskel ajal lahutas 6 last, ministriamet, koroonakriis, igasuguseid selliseid keerukaid asjaolusid võib ju arvesse võtta, aga mida siis meil Õhtuleht tegi? Õhtuleht tegelikult sai päris hästi jälile sellele, mismoodi minister Reps kasutas siis ministeeriumi vara oma laste elu korraldamiseks. No kindlasti oli tal raske, kindlasti ta kaalus kõvasti, mis teha, aga see on meie kõigi raha. Ja see on nüüd see koht, kus ajakirjandus võtab valvekoera rolli ja hakkab natukene klähvima. Et kas see nüüd ikka on õige asi? Kõige parem on see, kui sellest ajakirjanduslikust klähvimisest, mis peab olema täiesti faktidega kaetud, möla ei saa kirjutada. Kui sellest haaravad kinni ka uurimisorganid, mida siis antud juhul ka tehti ja ajakirjanduses väljendatud kahtlustuste põhjal alustati uurimist. Nüüd on see viinud siis nii kaugele, et Mailis Repsilt on võetud saadiku puutumatus ja ta läheb kohtu alla. Tema üle peetakse õiglast kohut, mille puhul kindlasti otsuse üle on tal õigus veel edasi kaevata, aga sisuliselt ajakirjandusest alguse saanud protsess läheb nüüd kohtuvõimu rattaid pidi edasi kuni selle otsuseni, et mida siis meie ühiskond niisugusest raha kasutamisest arvab. Kas 6 lapse ema, kes on minister, võib lasta oma autojuhil lapsi kooli ja tagasi sõidutada või ei või? Seda ajakirjandus ei ütle, selleks on meil kohus. Aga ajakirjandus on siis see vilepuhuja või valvekoer. No aga põhimõtteliselt, keerame nüüd selle juttu ümber, ütleme, et keda see ministri mammi ikka huvitab. Lähe ju kord, ükskõik, kes seal istub. Meie elu on TikTokis, meie elu on metsas, eks ole, meie elu on kusagil siin ümberringi. Seda enam, et me ei vaja tegelikult informatsiooni, meil ei ole seda probleemi, et meil infot ei oleks. Pigem see protsess, millega me kõik tänapäeval tegeleme, on filtreerimine. Et millist infot ma üleüldse ise endale ligi lasen. Sest et meil on infot, eriti inglisekeelset infot ja sellist, ütleme siis, iga kord mitte kõige ausamate kavatsustega loodud infot on meie ümber ülipalju. Meie kõigi peas on olemas mingisugused filtrid, mida me siis info valimiseks kasutame. Me juhime oma tähelepanu ja juhime ka seda, kuidasmoodi üldse info meile ligi pääseb. Nüüd ma pean natukene hüppama ajakirjandusest kõrvale ja tooma sisse ühe sellise mõiste nagu kajakambrid. Võib öelda ka kõlakojad. Me ei taha keegi saada sellist informatsiooni, mis meid närvi ajab, mis meid vihastab, mis meie tuju rikub. See tähendab, et oma sotsiaalmeedia jälgijateks me aktsepteerime ainult selliseid inimesi, kellega meil on mingisugunegi ühisosa. Nüüd, see on ühest küljest väga loomulik. Me kõik teeme valikuid. Teisest küljest võib juhtuda, et me hakkame saama liiga ühekülgset, liiga ühepoolset informatsiooni ja mingi teine, võib-olla kriitiline, võib-olla teistsugustest faktidest lähtuv infovoog võib meil jääda täiesti ka märkamata. Rahulikum on elada küll, sellega ma olen täitsa nõus. Aga samas on see suur oht radikaliseerumiseks, ehk siis
selliseks maailma külgvalgustamiseks, et me hakkamegi nägema tervet maailma ainult ühe või teise teooria pilgu läbi, võib-olla isegi vandenõuteooria pilgu läbi. Ja see ei pruugi olla meie enda jätkusuutlikkusele alati kuigi hea lahendus. Nii et igaüks tegelikult valib sellise balansi, mida ta vajab selleks, et tunda ennast piisavalt rahulikult, et ei lase sisse liiga palju ärevust tekitavaid uudiseid, aga teisest küljest võiks nagu ikka ühe silmaga piiluda ka kogu aeg, et mis seal väljas veel on. Missuguseid seisukohti näiteks ühe või teise nähtuse kohta veel leidub. Kui ma nüüd natukene üle piiri lähen ja üle võlli keeran, siis ma võiks öelda, et see oma kajakambris või oma mullis elamine, olgu selleks siis TikTok või olgu selleks siis mõni Facebooki grupp, et oma mullis elamine, see on natukene nagu püksi pissimine. Et esialgu on küll soe ja mõnus, aga varsti hakkab külm ja natuke märk ka. Ma tahaksin teile veel natukene rääkida otsustusprotsessidest, mida me siis oma ajus teeme, et kuidas me otsustame, mis see on, mis info meieni jõuab või kuidas me tõlgendame, kuidas me kasutame seda. Siia tuleb nüüd vahele üks video ja ma soovitan teil seda lihtsalt vaadata ja kuulata ja mõelge vaikselt, mis toimub. Selle video vaatamise järel on mulle esitatud igasuguseid toredaid vastuseid sellele küsimusele, et mis siis siin toimus. Kõige äärmuslikum oli see, et musta rassi esindaja tahab tungida heledanahalise rassi kodumaale ja heledanahaline või heledamanahaline koer siis nutab selle peale. Nii, aga kui te nüüd mõtlete korraks uuesti ja vaatate seda videot võib-olla teist korda ja ei küsi endalt, mis toimub, vaid küsite hoopis seda, et mida ma näen ja mida ma kuulen. Ehk siis, mis on need faktid, mida ma tegelikult siit maailmast nüüd vastu võtan. Selle koha pealt me võiksime nüüd võtta korraks ette sellise pildi nagu järelduste redeli ja mõelda, et kui kiiresti me tegelikult hüppame sinna järelduste redeli kõrgemale pulgale. Alumisel pulgal on see, mida me näeme, kuuleme, tegelikult ka valime. Me ei võta kogu informatsiooni ju puhtana vastu, vaid me teeme isegi selektsioonid. Teiseks me paneme midagi juurde. Kolmandaks me hakkame tõlgendama, me hakkame järeldusi tegema ja ei lähe sekunditki mööda, kui meil juba tekib mingisugune tegutsemise otsus. Ehk siis tänapäeva väga kiires infovoos me hüppame järelduste redelil sinna ülemise pulga peale superkiiresti. See on nüüd üks asi, mida ma soovitan teil ajakirjandust jälgides teha. Vaadake mõnikord mõnda uudist telerist või raadiost, kuulake sealt või lugege lehest niimoodi, et katsute üles leida sealt konkreetsed faktid.
et mis mulle siis öeldakse, mis mulle siis räägitakse ja mida ma saan tõestada teistest või kolmandatest allikatest. Teil tuleb selle kohta kindlasti veel palju harjutusi. Aga no näiteks kas või vaadata, et kus kohas nagu fakte natukene isegi mõjutatakse või tõlgendusruumi mõjutatakse, näiteks mõnes tõsielu saates esitatakse mulle küll mingid faktid, aga siis antakse sinna juurde ka väga dramaatiline taustamuusika näiteks. Miks? Kas see taustamuusika äkki mõjutab seda, missuguseid redelipulki ma hakkan nüüd edasi ülespoole minema? Et selliseid asju ma soovitaksin tõepoolest mõnikord teha, et mõelda, mis mulle näidatakse, mida ma kuulen ja et kas äkki on võimalik neid fakte, mis on tõesti faktid, võimalik ka mingil muul moel veel tõlgendada ja jõuda näiteks mingisuguste muude tegevusotsusteni, kui esialgu tundub esimeste hüpetega. Nüüd ma loen veel natukene käsulaudu sulle, soovitused, mida võib järgida, aga ei pea järgima. Mida saab iga inimene ise teha selleks, et seda oma inforuumi hoida piisavalt asjalikuna, piisavalt mõistlikuna ja kasulikuna iseenda jaoks ja kvaliteetsena? No kõigepealt anna endale aru, missugust informatsiooni on sul vaja selleks, et teha enda elu jaoks endale kõige paremad otsused. Mille põhjal sa valid kooli, kus õppida, mille põhjal sa valid elukaaslase, kui palju sa lased ennast mõjutada teiste arvamusest ja kui palju sa korjad fakte enne oluliste otsuste tegemist. Või hoopiski otsustad emotsioonide pealt, siis ei maksa imestada. Teiseks ma kordan seda, et sa maksad igal pool kvaliteetse kauba eest. See tähendab, et ära imesta, kui ka kvaliteetse informatsiooni eest tuleb midagi maksta. Selle tulemuseks on mingisugunegi usaldusväärsus. Et sind ei püüta manipuleerida, et sind ei püüta edasi müüa kellelegi või seda sinu tähelepanu. Kui miski on tasuta, siis oled sina ise see kaup, mida müüakse. Jälgi, kuidas sa teed oma käitumisotsuseid, missuguse informatsiooni põhjal. Ja kui sa vähegi saad, astu mõni samm tagasi faktide suunas ja mõtle enne, kui sa tegutsemisotsusteni jõuad. Jaga vastutustundlikult. No ma siin mõni päev tagasi lugesin sellist tohutut pikka pullat sellest, kuidas viirused ikkagi, mis viirused organismis teevad ja kuidas viirused organismis sattuvad ja seal oli siis selline pöörane teooria, et viirused satuvad organismi ainult kaitsesüstimiste või vereülekande kaudu. Ja seda lugu, pikk lugu eesti keelde tõlgitud, jagas minu Facebooki seinal üks inimene, kes üldiselt peaks olema täitsa haritud ja mõistlik ja tema jagas seda sellise mõttega, et vot see tekst peaks olema igas klassis seina peale kleebitud. Et see on välismaa allikast pärit ja väga oluline informatsioon. No mis ma siis tegin? Ma klõpsasin selle välismaise allika lahti ja tuli välja, et see oli ühe briti stand-up koomiku koduleheküljelt, et see oli tegelikult naljajutt. Aga inimesed ei olnud aru saanud, et tegemist on huumoriga ja levitasid seda siis kui tõsiteadust. Et ma kohe päris kindlasti ma ei jaga selliseid asju ise edasi, sest mine tea, mis meeleolus on need minu seinalugejad. Ja kui nüüd mingi viimane soovitus või nõuanne jagada, siis see võiks olla see, et uudistega on selline paha lugu, et kui sa neid üldse ei jälgi, siis sa ei saa varsti mitte midagi aru. See tähendab, et sa ei pea olema kirglik uudiste lugeja, aga sul võiks olla niimoodi pool silmagi selles suunas lahti, et mis ühiskonnas toimub, milliseid seisukohti on olemas ja missugused väljaanded neist mil viisil kirjutavad, kuivõrd see on oluline, et sa ise teeksid õigeid otsuseid, neid, mis on sinu jaoks õiged. Nii, ma tänan tähelepanu eest ja soovin teile palju geni lugemis-, vaatamis- ja kuulamiselamusi, muu hulgas ka ajakirjanduses.